kõigile Tobi Pausi podcasti kuulajatele, ma olen Mikko, ma olen täna siin Sebi, Ivari ja Kareliga. Tervist. See on nagu veider, nagu, nüüd ma nagu siin olen, ma tunnen nagu ma oleks kest, nüüd kus ma ei ole nagu olnud ka vahepeal. Ja me oleme siin ühe podcasti teinud. Ja ega ikkagi nagu mul on reaalne sükke nagu külalise tunne. Tunnen nagu ma oleks külaline. Nagu, ja, et ma ei... Nojah, sa pole nüüd paar korda üldse tegelikult, millal sa viimati olid, sa olid mingi 2-3 podcasti pole. Midagi sellist, jah, et... Mul on vist suht sama case. Kohe on sükke nagu külalise tunne, muidu oli see, et panime ise... Ta mitte ei olnud üle-eelmised. Vahet ei ole. Suvel millalgi. Aga nagu... Muidu on see, et paneme ise set-upi püsti, vaikselt elame sisse nagu sinna protsessi. IF on võib-olla natuke varem kohal kui teised, aga... Natuke varem tavaliselt, süke 1,5 tundi ennem juba. Mitte iga kord. Ma olen mõnikord sinuga koos ka tulnud. No okei, vahet ei ole. Ikka tavaliselt. Kässin ennast appi ja ma tean, aga... See moraalne tugi peab ka ikkagi olema ju selle protsessi juures. Aga üldse sellest nagu podcastist, ma just Kareliga enne rääkisin, kui me jutsime 15 minutit varem siia, et... Ma pean millegi kõik meie need arhiivid nagu nüüd üle käima sellel kaalutlusel, et kuna ma õpin sellist eriala, kus on väga oluline see, et nagu milline mu digijälg on, siis ma mõtlesin, ma pean kogu selle arhiivi üle kuulma. Tervist, Tartu Ülikool! Ma arvan, kui võtta see kuradi kogu arhiiv kätte, millest kõik räägitud on, siis ma arvan, sealt on väga toreda pildi kokku. Nagu ma arvan, et... Nagu kuldne vanasõna ütleb ära sitta torgi. Parem nuke the thing, lihtsalt nuke the thing. Seal tuleb üks sügisene suur unustuse hõõma. Seal on tõesti vaja teha väike paastus. Sest need viimased on veel okeid olnud selles suhtes, et ei ole väga nagu auto... Okei, sa selle ühe... Ei, ma ei mõtle isegi ennast, ma mõtlen seda nagu üldsust. Oliver räägis, millest ta rääkis selline, see nagu... No jah, aga ikkagi ma mõtlen sellega, et võrreldes, mis me need esimesed episoodid võttes, on ikka täiesti teine maailm juba. Sest me alles alustasime ka, siis me nagu ei kontrollinud üldse. Nüüd on nagu mingigi piirangu peal vaata, kuigi see on väga far-fetched sellegi poolest, aga vähemalt mingigi piirang on. See nagu conscious on nüüd on nagu veits sisse ehitatud on see vähemalt, et nagu, et ma ei ole päris uksis, ma ei tea, mida iganes. Aga me still keeping it real nagu, me still keeping it real. Jaa, nagu, et me ei sell Audi fulli. Kui ta muidugi ei taha sponsorit, siis palun. Ma arvan, kõik sponsorid panevad tuld meie poole jooksu lihtsalt, et kuradi kuulab meie esimest teemat, kuidas Oliver tahab fucking narkareid Ülemiste keskuse parklasse üksteise vastu võitlema panna, siis nagu see on kohe sponsorite jaoks on selline väga magus amps, ma ütlen ausalt. Mul on nagu see podcastist, mul on olnud nagu mingi aasta aega see plaan, et nagu ma olen nagu in my mind, ma olen nagu, kuidas ma ütlen seda siis, keevitanud seda mõtet, et nagu üritaks nagu eraldi branchida mingi hetk, et nagu, kuna ma Tallinnasse niikuinii sattuma nagu füüsiliselt ei saa iga korteriga koos teha, tõenäoliselt ma jõua korra kuus Tallinnasse, ma jõuan korra poole aasta jooksu siia. Siis ma mõtlesin, ma püüan nagu eraldi... Rongid on ka olemas, just saying. Jaa, ma tean, ma lähen rongiga tagasi homme mingi hetk. Oota, millega sa tulid? Bussiga. See on unlucky ju. Mul oli luksiga -50, see mingi kupong. Tartu see kompong. Mul oli see kupong, jaa, Tartu Ülikoolist. Sõitsid tund aega kauem kindlasti, kui mitte rohkem, jah. Ma ei tea, ma viskasin slipsi, mul on savi. Aga jaa, mõtlesin nagu, et ma hakkan eraldi branchima, et ma proovin nagu soolo teha, nagu one-on-one'i vaata, aga nagu tead, mis mul selle jaoks puudu on, kõik muu on olemas, on nagu mõtted olemas, kuidas me seda nagu build-up'iksin, tead, mis puudu on? Raha on puudu. Mis su budget on selle asja jaoks? Mul ei ole raha. Mul ei ole midagi. Võta läpakas ette, webcam sobib. Paned telefoni keset lauda salvestama ja siis... Mul on mu arvuti, mis on 4,5 aastat vana, millel ei ole SSD-d sees, mis laguneb nüüd, by the way, see nagu korpus hakkab ära tulema põhimõtteliselt. Tahab nahku kõndida. Ja siis mul on ma ise ja kõik oota, mis see podcast praegu, sa ütled ainuke asi, mis puudu on raha, et siis see vestlus tulebki ise endaga või? Ei, see nagu, mul on juba mõtteid nagu olnud, nagu mida ma teeksin, kuidas ma teeksin, kellega teeksin enam-vähem nagu mingid nagu veig mõtted. Kusjuures ma rääkisin Ivari ka sellest, et varsti saab äkki seda Tobi Paus seda hakata nagu branchima universe'iks, seal on nagu erinevad show'd hakkavad sees olema. Tobi Paus Tartu. Ja see ongi nagu see mingi Tartu edition. Ma ei tea, lihtsalt mingi Tobi Paus väga unprofessional. Mingi music reviews, mingi tulevad, mingi film reviews hakkavad tulema, siis on mingi
eraldi liikmed nagu teevad näiteks mingi oma asja, mingi duo, siis mõndadel liikmed oma spetsialid, mingi värgid. Ja siis vahepeal tulevad nagu need suuremad, need nagu sellise Õuksi Kukov tulevad lihtsalt nagu see mingi big thing'id, vaata spetsialid, Tobi Pausi spetsialid. Et see universe läheb crazy'ks. See on juba siuke Top Gear'i ülesehitus, et neil on need tavaepisoodid ja siis olid siuksed paar spetsialit hooaja peale. Kes teeb veel, minu arust on üks lahe podcast Trash Taste, mis teeb ka umbes samamoodi, et teebki nagu põhiasi, mis nad teevad, on fucking podcast, mingi, räägivad ka igas sitta, mis pähe tuleb, aga siis nad teevad ka nagu erinevaid episoode teevad, kas siis teevad näiteks podcastiga mingi special episoodi, kus nad näiteks teevad podcasti mingis kindlas location. Jää vait, Mikko. Jää vait see, Mikko. Ega sa haige ei ole? Ei. Teevad podcasti mingis kindlas locationis, mis on siis nagu näiteks selle teemaga seotud, mingi ükskord tegid kuskil farmis näiteks mingi loomade keskel ja mingid sitta. Või siis teevad üldse mingeid erinevaid selliseid... Sorry, ma ei saa. Esiteks, kui tahad ka naera. See jutt on jumala hea. Ma kujutan ise taune asju ja ma nagu teen... Ma automaatselt läksin mingi Muhu peale kuskile rändama. Ma kujutasin ette, et terve nende see special ongi see, et nad lihtsalt teevad ikka sama podcast ja lihtsalt movivad location ja täna me oleme farmis ja siis lihtsalt räägivad sama asja. Ei. See on lihtsalt liikuv podcast. Räägivad ikka täiesti suvalistest asjadest. Lihtsalt nende ümber on lehmad. Lihtsalt nende ümber on lehmad. Ja siis nad teevad mingid erinevaid mingid spetsialid ka veel, kus nad lähevad nagu selle rahvaga lähevad näiteks, teevad mingi erinevaid intervjuusid mingi erinevate inimestega näiteks, kellel on mingid huvitavad, mingid töökohad või hobid, mingi igast asju teevad, vaata, suht samamoodi. Mul hakkas nagu kohe peas see jooksma, et kus oligi mingi paar podcasti tagasi, kui me Muhus tegime. Ma ei olnud seal, aga see, kui Allan ei, ma olin seal vist, vahet jälle see, kui Allan rääkisid ega sellest, et need mingi jaanalinnud mingi tee peal jooksid. Mul hakkas nagu veigli hakkas peas see jooksma, et suvaliselt mingi maantee ääres, mingi autod sõidavad mööda vahepeal, onju. Aga see mingi lambine jaanalind ka taga taustal või midagi sellist. Mul hakkas nagu veigli hakkas see peas jooksma. Lihtsalt keset põldu ja lihtsalt see on see still frame lihtsalt ja autod pole, siis paneb kuradi kappab mingi jaanalind. Võimalik vaid Muhumaal. See oli that's the funniest shit, nagu, mida ma kuulnud olen. Literally see, mul oli ka imagination mingi, need Chinese people, vaata, tulevad mingi, vaata, need turistid tulevad, vaatavad, ja nad näevad lihtsalt neid crazy animals. Chinese people peavad olema. Nagu, vaata, need on, vaata, see on Eesti, see turismi põhisihtkond on Aasia riikidele, kuna see on nagu nende sellest... Ärme lähe sinna. Nii nagu kaugel nad näevad siin nagu nii palju teistsuguseid asju, mis nagu neil on, kuna nad on nii nagu, neil pole vaata. Kui sa töötaks koguvas, siis sa teaks. Seal reaalselt tulevad busside viisi. Kuna see on nende jaoks nii appealing, vaata. Nagu läheks loomaaeda, lihtsalt meie oleme, kui eestlased oleme loomad. Ja ma kujutan ette, et nad võid selle Muhu proovivad, nad mingi emud panevad ringi õigis sebra kappa. Mina elan oma väikses maailmas, mina ei tea, mis ümber toimub nii, et... Oma ökosüsteem. Minu oma ökosüsteem, jah. Minu väike mullika. Väike mull. Koju tööle, koju. Täpselt nii. Sama teed pidi iga päev ja nothing changes. Ja nii ongi. Ma tahtsin ka nüüd ühte küsimust küsida. Võtan lonksu pulli. Hea küll. Silence oma joomisega. Ja küsimus on selline, et põhimõtteliselt peale surma. Algab hästi. Peale surma. Nii. Kas kõik on korras? Kõik on väga hästi. Peale surma ütleme, et on olemas mingi selline afterlife või asi. Okei. Nii. Ja sul on võimalus valida endale mingi, ütleme mingi siuke 4x4 meetrit siuke ala, kus sina pead kogu ülejäänud nii-öelda eksistentsi, mis sa seal afterlife'is oled, pead veetma, mis praegu päris maailmas ka eksisteerib. Aga sa sealt päris maailmast ei saa nagu nii-öelda päris maailmaga siis interaktida. Mis koha te valiksite endale? Asi branch'i. See peab olema päriselt olemas või see peab olema nagu võimalik? See peaks olema päriselt olemas. Aga nagu kui see ei ole olemas tõenäoliselt, aga see on nagu võimalik nagu by physics standards, siis nagu 4x4 stuudiokorter. Mind ajaski naerva see, et miks just 4 ruutmeetrit? See oli suvaline spetsiifiline. See oli suvaline number lihtsalt, et nagu mingi oletus punkt 1. Afterlife on olemas. Punkt 2. See peab olema 4 meetrit. 4 ruutmeetrit. Lihtsalt, et keegi ei ütle, ma võtan maailma. You are breaking it all down. Et ja mingi siuke väike ala lihtsalt, kus sa pead oma tulevase elu või tulevase nii-öelda
no minu auto ei mahu 4 ruutmeetri sisse, nii mul on juba lappus. Okei, esimene variant, tünnisaun. Ma ei lahku oma toast nii või noh. Tünnisaun on päris hea shout tegelikult. Okei, aga sa pead igavesti... Muutud mingi rosin. Täpselt, see oli mu point. Igavene rosin lihtsalt. Vahepeal tuleb kuskilt, ma ei tea, TV-kanalit tuleb see quick cut, mida see vend teeb. Ma tahtsin ka hakata peale seda kohe järgi mullivann ütlema, aga see on vist ka suht sama halb võrid. Lõpus, et keema ära lihtsalt. Kuna nagu sa hakkaksid evolvima ju, nagu kuna nad arvad, et sa elad vee-elukas, siis at this point juba ju nagu literally. Ei, nagu 4x4 stuudiokorter. Ja, nagu vets. 5 sotti 6 Tallinnas. Vets ja köök ei oleks kõrvuti, vets on siin. Sa arvad, et Afterlife'is sul on nagu need vajadused on ikka samad või? Ma eeldan, ma julgen eeldada. Igaks juhuks vaata. I ain't taking no chances. Vaat see koht on päriselt ka olemas, vaata siis keegi, tegelikult päris maailmas keegi teine elab seal sees, vaata juba siis järsku mingi ood kuradi mulks käib lihtsalt vetsus. Jaa, aga nagu vets ja köök ei oleks kõrvuti. Ehk siis diagonaalselt oleks vets oleks siin ja siis taaskord 4 ruutmeetrit. Kas sul on väga spetsiifiline, kas sa tahan varem küsinud sult või sa oled mõelnud selle peale varem? Ei ole. Aga see oli nagu esimene mõte kohe. 4 ruutmeetri peale kõik basic niisid ära jaotada ka mul. Ma hakkasin juba väga palju neid erinevaid siia neid conditioneid settima, et aga kui mul on arvuti, kui ma olen Afterlife'is, kas ma saan ikka, kui ma nagu netis on, kas ma saan online'is mängida, kas ma saan nagu, kas see töötab nagu, kas ma olen ikka päris maailma internetis? Ja kas Gravity eksisteerib, sest ma paneks oma voodi nagu lakke? Nagu literally nagu. Hakkame enda reeglid seadma. Ja nagu mis need reeglid on, et kas nagu net on olemas, kas ma saan nagu olla tagasi nagu päris elus inimestega saan olla läbi neti? Ei, sa nagu päris maailmaga mingit ühendust luua ei saa. Aga näiteks kui sa tahad arvutit kasutada, sa saad, aga lihtsalt sa ei saa nagu teiste inimestega mingit connectionit luua seal. Umbes nagu tavaline elu mul juba, nii et pole fine enam. 4 ruutmeetrit. 4 ruutmeetrit ei lahku kunagi no connection. Metaversi jälle plugin ennast. Kas ma olen rääkinud teile oma ühikatoast? Ma eeldan, et mitte. Okei. Mul on ühikatuba, ei ole 4x4. See on pigem mingi... Rohkem. Ütleme nii 3x7 või midagi sellist. Okei, 7 on palju. No ütleme mingi 3x6, midagi sellist. Igatahes perses on. Sama pikk kui sina. Mahud ise sinna ära või? Ja sa viskad pikk. No ja ma jõuan selleni kohe. Mul ei ole enda peale see tuba, nagu mul on toakaaslane ka. Naris magata. Oot. Wait for it. Anyways, voodid on niimoodi nagu, et sul on üks voodi, selle külge on attached teine voodi veel. Ja mu toakaaslane on nagu suur poiss ka, nagu ma. Aga autos pole. Ma viisin auto koju. Anyways, siis nagu... Miks te lihtsalt ei võtta nagu see ei ole voodit? Juba siis... See voodi ongi... See oleks ka võimalik, me ei saaks kokku seda kuidagi. Anyways, ma pean niimoodi... Tuppa sissegi. Ei, ta saaks kokku küll. See voodi ongi tuba. No okei, anyways. Aga praegu ma magan niimoodi, et ma tõstsin diagonaalselt oma voodi välja. Ma magan nagu, kui voodi on ristkülik, siis ma... mööblitega. See on nagu see mäng, vaata, kus sa pead need kuradi autod, vaata, et üks auto läbi saaks vaata sama asi ette vooditega. Aga kui mu voodi on ristkülik, siis ma magan diagonaalselt lihtsalt, et nagu avoidada seda nagu võimalust, et meie varbad puutuks. See pole veel kordagi juhtunud, aga see nagu never be too careful, vaata. See on üks nagu top 3 hirmu maailmas, nagu, et see üks hetk juhtub. Ma usun, statistiliselt on. Aga mõtleme ikka, see on see hetk, kui sa saavutad selle oma toakaaslasega mingi special connectioni, mida kõikidel inimestel ei ole. Seda ei juhtu. Mul ei olnud vastu midagi, lihtsalt väga nagu different type of people. Tartu Ülikooli esimene eksam hakkas ühikas juba. Ukse lahti. Normaalne matemaatika üles. Kestab lõpuni või? Tõmbas kõik oma süükivalemid välja, et kui oma voodi ära mahutada. Kuidas sa sealt, palju sa maksad selle ühikatoa eest? Numbritest rääkides siis 126 € kuus. Aga see on nagu... Vähemalt see on nagu korter, nagu mul on mingi 4 inimese peale kokku. Vähemalt see on korter juba teine. Köök eraldi, vets ja duširuum. Mitte nagu tavalise ühikas see, et kus on mingi 50 inimest käivad sama duši all ja samas vetsus. Seal käivad kõik. Jah. See on nagu veits... Ütle need dimensioonid mulle palun uuesti. Mis oli 3x6 või?
okei, ei, oota, see 6 kui sa sinna pikali viskad, siis on palju. 6 on palju ilmselt, igatahes niimoodi, et nagu mina, tema. Mikko reaalselt elab Õuksi fucking saunaruumis. Ja maksab umbes Tallinna kesklinna siukest üürihinda. Nii et Tartu Ülikool. Palju on Tallinna kesklinna üüri. Juba dissib teie ülikooli. Jalajälg juba jääb maha. Mina just ma ei maksa eraldi kommunaali, nii et see on nagu see stock price. Sest varbad on koos. see on see stock price, mida ma maksan. Sul ei ole sooja vaja. DLC veel tuleb. Saad 11 soojad. Vana hea V DLC on veel ostmata. Basic Human Necessity DLC on veel ostmata. Küll see ka tuleb. Kui ma raha kokku krabima saan selle Human Necessity. Vetsus ma saan ainult koolis käia, hoian kinni. Ei, see on juba luxury pakett. Ja, siis tuleb pluss 50 juurde veel. Vesi ja soojus alles tuleb. Okei, tegelikult üks asi on veel siit Muhiku puhul. See on üldse midagi hea. Pigem ütle, mis hea on, siis me teame nagu, mis... Ma juba rääkisin, mis hea on, see on nagu privaatsus. See on kõik. Okei, tegelikult mul on nagu hästi ilus... Mul on hästi ilus rajoon seal korral, mul on park kõrval, sitaks ilus. Sa tahaksid veel vähem seal olla, kus sa päriselt olema? Ja, ei, ma niikuinii, ma ainult käin magamas seal, ma nagu põhimõtteliselt jõuan koju, oleneb päevast 9 ja öösel 3 vahel ja lähen ära kell 12 päeval. Ja siis ma rohkem seal väga ei olegi. Välja arvatud nädalavahetused, siis ma olen üksinda seal tavaliselt. Anyways, mis mul veel halb on selle puhul, on see, et mul on mind välja visata, et nagu dissin, nagu, et mis nagu elamist... Ma just ütlesin ka, et sa alustasid sellega, et jalajälg on tähtis, siis praegu teed maatasa terve infrastruktuuri. Lihtsalt kõik on nii halb. Väga tähtis, mis ma nüüd edaspidi rääkima hakkan. Kuulake nüüd. Tuimalt puid lihtsalt. Siiamaani sulle on meeldinud kõik peale selle, mis on seotud Tartu Ülikooli. See park väljas on hästi ilus. Me räägime praegu, et elamistingustes. Koolis on pull, koolis on lahe. Peale nüüd tuleb see aga pliit. Mu pliit on nii sitt, et ma teen pelmeene 45 minutit. Üle see raud ei lähe soojaks lihtsalt. Täiesti vittus. Saate aru või? Nagu mu optsioon on, kas ma söön nädal aega järjest lihtsalt neid kuradi ühekordseid, mis need on, pakimakarane, jaa. Sest VGT meil on olemas, mingi hetk keegi tõi... Kiirnuudlid enam. Selle pidi ka ise suplaima üliõpilane. Võib-olla see on kellegi teis oma, sest mikrolaineahi on kellegi teis oma, seda ka alguses polnud. Mingi vend tõi selle mingi hetk. Siis nagu... See on ju paha. Söögi tegemisvõimalused olidki pliit, millel on sitad rauad ja nagu VGT. Isegi hästi. Ahju ei ole. Ma ei oleks ette kujutanud. Vetsupaberi peab ise ostma. No see on nagu igal inimesel nii tegelikult. Ei, aga nagu tavaliselt ühikates. Ma olen harjunud nagu ühikas elama, vaata. Mis statement? Kui sul on hea see, ja ma ei ole harjunud sellega, et mul on public WC ja minul oli nagu actually inimlik ühikas. Kus oli ruumi ja kus oli eraldi vets ja... Anyways, nagu meil oli vahepeal selline nagu... Me üritasime one-upida üksteist nagu vaikselt. Keegi ei öelnud kunagi midagi, aga nagu... Alguses seal olid vetsupaberirüllid olemas, tõenäoliselt nagu teistest elanikest. Jutud käivad. Tõenäoliselt. Siis need said mingi hetk otsa, aga mul oli oma rull kaasas, nii et ma käisin vetsus niimoodi, et ma võtsin oma rulli kaasa ja ma ei jätnud seda sinna. Aga siis mingi hetk, mingi vend oli nagu, et okei, see peab lõppema. Siis... ta hakkas oma rulle sinna jätma ja siis mingi hetk võtsid teised selle kultuuri kaasa arvatud, mina võtsid selle üle, et kui sa nagu nägid, et otsas, siis sa tulid oma rulliga, sa jätsid selle sinna ja nagu kõigile nagu stock upitud natuke, ma olen vaikselt nagu näinud, et nagu mingi hetk jaa, see oli hästi huvitav sellest. Sa oled päris inimene. Mul hakkab tunda, et sa oled nagu mingi kontsept või midagi. Sest nagu vetsupaberirulle saab osta nagu päris suures koguses ja päris lihtsalt, vaata. No okei, üks asi, mis mulle veel Muhiku juures ei meeldi, on see, et mul on pood on nagu kaugel minust. Esimene pood, mis on mingi 1,5 kilomeetri kaugusel, nii et see on ka nagu ettevõtmine, et sinna jõuda kõigepealt. Ja siis nagu vetsupaberiga veel tagasi ka tulla. Tõenäoliselt, kui ma käin poes, siis nagu okei, ma mingit... Aga see on vaata ühekordne ettevõtmine ju. See oligi, ma mingit tegin seda, vaata, kui nagu... Me koolisime üksteise plahv... Mikko ostis selle 400 pakki. Ei, 8 oli odav ka veel, nagu... Ja. Rast tüki hind oli mäed soodne.
Rimi vetsupaber. Me kallisime üksteise Me plahtus, hakkasid ütlema. Seda ei ütle päris inimene. Seda ei ütle päris inimesed. Vetsupaberi kohta ühiskas. Seda ei ütle päris inimesed. Te ei tea ühika hierarhiat lihtsalt. Need on storid. Te ei tea ühika hierarhiat. Need on fables. Ta räägib fablesid. See ei ole päriselt just. See ei saa olla päriselt juhtunud. Siuksed asjad juhtuvad ainult movides inimesed. Siuksed asjad juhtuvad ainult movides. Mis filme sa vaatad? Ma ei tea, mis movie see elu on. Ma tahan teada, mis movies. See vend elab movies. Kuna päris inimestega juhtus siuksed asjad. Jaa. No nii, kui ma juba räntimise juures olen, nagu ma ei lõpeta, siis meil alguses Tussi kutsusid meid, ta maksis terve selle asja eest, ta lihtsalt kutsus meid. Jaa, anyways, meil oli nagu duširuumi ärapool oli nii sitt, et seal oli nagu see oli mitu sentimeetrit nagu vett. Ta tuli kuulake. See nagu läks mingi 3 tundi ära, nii et me pidime selle service'iga nagu ühendust võtma. Mingi vend oli nagu tiiginud sinna väga sügavale tiipi, et nagu muuta seda olukorda, siis nagu oli 2 sentimeetrit vett, algus oli mingi 5. Ja nüüd nagu, kui me selle service'iga ühendust võtsime, siis me lõpuks nagu lahendasime selle probleemi. Ja nüüd nagu vesi vähemalt normaalselt alla. Enda duši nagu allavoolu mingi urgitsema minna, ma kujuta ette mingi... Ma ei teinud seda, aga ma nägin, et keegi pidi füüsiliselt seda teinud olema, sest sealt oli mingit paska välja tulnud. Siuke mingi sentimeetri paksune kummikinnas, see mulle ka ei sobiks. Keevitaja kinnastega või midagi. Seal on vaja vaimne lihas peab tugev olema. Jaa, mul nagu, muidu on Tim too. Muidu on Tim. See park on vähemalt hea. Kõik peale nende asjade, mis ta ütles, on head. Nimekiri ei mahu isegi laua peale pigadest. Muidu on hea. Nii paha. Oi jah. Okei. Äkki, no Mr. Jalajälg lõpetas nüüd. Äkki keegi. Ma just läksin ütlema, et mul nagu pool see Mikko juttu, mida ma kuulasin, oli nagu ma nägin, et Mikko rääkis, liigutas suud ja liigutas käsi, aga ma ei kuulnud mitte ühtegi sõna ka, või mõned üksikud sõnad olid, mis ma kuulsin. Sest see jutt oli nii pikk lihtsalt, et ma lihtsalt zoonisin out ja siis mul vahepeal Mikko oli lihtsalt miimika. Miimi oli seal küll. Mulle pole seda küll varem öeldud. Mina kuulasin. Ei anna mu žestikuleerima juurde, tavaliselt see peaks juurde see annab. Ma jäingi nii sügavale fookusesse sinu miimikasse. Mina aga kuulasin sind algusest lõpuni. Kas keegi tahab see oli literally crazy. Kas kellegi midagi muud ka öelda? Episood 2. Episood 2, jah. Minu nagu see südamelähedane teema on nagu ma sain kõik ära öelda hingelt, mis nagu öelda oli. Wordcap on peal seal mehel. Karel, mis sul hingel on? Oh my god. No see teemad mõtlemine minu siia raske, kuna ma pole viimased päevad nagu üldse milleski mõelnud, mis on nagu laiemas. Ma olen üldse mõelnud. Laies lege ei olegi. Nagu minu mõtted on lihtsalt töökool magama. Nagu literally ma ei tea, mis toimub väljaspool. Ma ei tea mitte midagi. Nüüd nagu ma lihtsalt teen selle ära, ma lähen siis peale seda õpin ja ma lähen magama. Nii et ma ei tea midagi, mis välismaailmas praegu ma olen nii out of the loop. Aga seal välismaalas ei toimugi praegu, või noh, ma ka tegelikult ei tea, ma olen täpselt sama out of the loop kui sina, minul on ka sama eluskeem hetkel, et no mul kooli ei ole, minul on lihtsalt töö ja magama. Jah, aga selle peale ma tulin, et kui ma nüüd nagu scrollisin sotsiaalmeedias, et võib-olla see on niisugune deep humor, aga miks kõigil tänapäeval podcast on? Mis värk sellega? Nagu mis värk sellega on? Oot, et peaks ära lõpetama. Ei nagu metahuumor. Me tegime seda siis, kui sa veel lahe ei olnud. Aga nagu ma olen vaadanud, et põhimõtteliselt kui sa oled nagu Eestis relatiivselt kuulus, ehk siis sa pole põhimõtteliselt maailma mastaabis nagu mitte keegi. Neil on kõigil podcastid ja nende view count'id on literally nagu väiksemad kui meil. Mingi actually nagu inimesed, kes on nagu Eesti mõistes kuulsad ja nad teevad mingi kiirelt vilistavad mingi kiire asja kokku, nad saavad mingi 10 view'i ja neil on mingi 700 sponsorit ja nad mingi aadivad ja retsilt ja mingi... No 10 view'i ilmselt on natuke võib-olla liialdus, aga... Soti kandis midagi, Sott 200 kandis. Selliseid on küll, kes nagu... teevadki mingid Eesti nii-öelda kuulsused, teevad mingi, et mul ju tegelikult ma olen ju kuulus, vaata, kõik teavad mind, et sitta ka, saab veits raha juurde, teeme podcasti, vaata, easy money. Aga tegelikult mitte keegi ei viitsi kuulata, mis ta suust välja ütleb. Et jah, et see on nagu, et kas see nagu barrier of entry on nüüd nagu nii väike, vaata, et põhimõtteliselt... Barrier of entry on väga väike, sa võid võtta, tehniliselt sa võid võtta, ostadki mingi suht odavalt, saad mingi siuke enam-vähem viisaka maiki, juba lükkad keset lauda püsti, võtab igalt poolt ringi ja siis kuradi räägid siin ümber. Et jah, nagu, et esiteks see, et see barrier of entry on nii väike, et igaüks saab seda põhimõtteliselt koheselt tegema hakata.
ja pluss nagu ma ei üldse on kõikide asjadega tegelikult, mis on sellised nagu mingi podcastid, mingi video, no mingi näiteks ongi YouTube'i tegemine, mingi video tegemine, üldse mingi filmi asi ka tegelikult isegi on barrier of entry selleks, et algtasemel tegema hakata, on nagu üliväike, sest et sa võid oma kuradi iPhone'i võtta ja sa saad sellega juba põhimõtteliselt teha ju näiteks, kui sa tahad mingit filmi või midagi teha, sa saad teha ju sitaks kvaliteetse asja juba. Ma arvan, et mingi hetk läheb, vaikselt läheb juba tegelikult kohati, läheb stand-up natuke sama rada, nagu nendel ekstravertsematel kuulsustel. No, ma ei tea. Ma arvan. Läheb jah, sest et hästi paljud teevad ju mingi Märt Avand. No just tahtsin öelda, kõik on Märt Avand. Siis, kes see veel oli? Ära ütle Tõnis Niinemets. Ma tahtsin öelda Tõnis Niinemets. Ma ei tahtnud öelda, et ta halb on, aga ma tahtsin öelda Tõnis Niinemets. Mina kõik Eesti stand-up samamoodi läinud seda rada. Ma ütlen kohe seda. Ma olen nii out of the loop. Ma tean. Ma ei vaata Eesti stand-upi, aga nii palju, kui mulle on forsitud seda, ma pole ühegi Eesti stand-upi peal näinud, mitte mõnegi. Sa oled lihtsalt casual nagu. Sa ei saa forssida mind, literally. See on nagu, see humor, mis siin Eestis nagu on, sa ei connecti üldse minuga. Kuna minu meelest see on hästi palju lihtsalt ropendamist ja ütled nagu siuksed surprise humorit hästi kõvasti. See on põhimõtteliselt kõik, mida teeb Oliver, kui ta tuleb Tobi Posi podcasti tegema. Ütleb lihtsalt nii out of pocket asja. Aga need ei ole isegi nagu out of pocket asja, mis nad ütlevad, nad lihtsalt ütlevad neid veidi kõvemini ja veitsa teevad siis mingi lolli nägu või mingi ütlevad hästi palju roppusi. See on nagu minu meelest täiesti siukene. Ma isiklikult naudin Eesti stand-upi, ma olen küll käinud. Ma olen küll käinud. Sebi endis sitaks juurde. Ma naudin. Ma käin. Ma ei ütleks ka, et Eesti stand-up tegelikult väga sitt on. Mu mõist on jumala. Minu arust on ka täiesti okei. Aga see oleneb huumori peale. Ma võib ütlesin jah, et nagu. For the most part suudavad jumala keeltama seda publiku samast. Äkki me peaks Kareli tirima ühte stand-up. Ja. Tavaliselt nagu oleneb open mic'idele nagu need on neid sitar mis tau, pigem on need show'd on paremad. Need oli jah, ma ei expectiks nii palju vaata open mic'ist, sealt oleks võib-olla mingi out of pocket asi, mis catchiks. Ma mõtlengi, et võib-olla pigem just open mic'ile, siis ei ole nagu mingit kui stand-up'id on, siis ma juba expectin nii palju, eriti Eestist. Ja see huumor ei connecti üldse minuga, nagu, et jah. Ja need asjad, mis tõesti naerma ajavad, need on nagu subjektiivsed. No pluss on see ka, et vaata, kui sa Eesti stand-upi peale mõtled, sul on mingi käputäis inimesi tegelikult, kelle peale sa mõtled, aga kui sa open mic'i, siis seal tuleb ka, seal on nagu hästi palju erinevaid inimesi. Seal just ongi see, et seal on tavaliselt need vennad, kes tulevad esimest korda proovima. Jah, täpselt. Aga võib-olla see ongi naljakas. Jaa, see muidugi omas võtmes on muidugi nagu tore, aga nagu... Et kui see, aga point ongi pigem see, et kui sulle niikuinii juba see käputäis ei meeldi, kes nagu need kuulsad stand-upi vennad on, et siis on nagu see natuke kindlam sjaukmine, et seal on vähemalt võib-olla lootus siis. Ja, aga need nagu kuulsamad vennad tavaliselt nagu open mic'idel mu meelest just teevad seda mingit uut staffi proovivad selle värki. Suur ka nagu... Sander õigus, kui me käisime Tartus Genialisti klubis, käisime open mic'il, siis ta tuli mingi ette nagu rääkis oma nalju, siis mingi ette võttis oma märkmiku välja, ütles, no mis ma teile veel räägin, lihtsalt hakkas lugema lava peal nagu. Mulle endale ka ei meeldi see nagu, ma ise olen kirjutanud, mida ma siit ootan, vaata, siis pani lükselt lihtsalt märkmiku taskusse, läks ära. Siis nagu rääkis sealt mõned naljad veel ja nagu. Ja ma remedin seda, mida ma enne ütlesin, ma ütlesin, et nad sakivad ainult see veitsa siukene, veitsa edgy huumorit, aga lihtsalt nad ei connecti minuga, kuna nagu ma olen nõus sellega, et mis ajab naerma sind on nagu subjektiivne, on ju. Et on ju, tõesti saad siis naerma. Aga minu meelest nagu komöödia iseenesest ei ole subjektiivne, kuna ma saan aru, nagu millal nali on kvaliteetne. Isegi kui see mind nagu naerma ajanud, ma saan aru, mis on nagu, mis teeb komöödiast nagu komöödia. Ja kui ma võrdlen nagu neid Eesti lihtsalt komöödianeid nagu neid, kes nagu välismaal teevad, siis kui ma nagu välismaal vaatan, nagu mul tõesti, nagu ma saan aru, et see minu meelest see level of quality on lihtsalt nii palju kõrgem. Okei, aga see minu meelest ei ole nagu mis ütlesid objektiivne või subjektiivne? Ma ütlesin, et see, mis jääb naerma sind, on subjektiivne, aga komöödia iseenesest ei ole subjektiivne. Jaa, okei, nagu ma vaidlen vastu sellele. Miks? Kas te teate sellist enda nagu Stuart Lee? Mikko, sa rääkisid mulle. Ja sulle ma rääkisin. Mina ei tea. Ta on põhimõtteliselt tüüp, kes võtab publiku nagu eeldused või ootused stand-upist ja keerab need täiesti pea peale. Ja nagu ta nagu meelega tükeldab publikut laiali ja sest nagu naerab publikule põhimõtteliselt ja ütleb sulle punchline'i ette ära ja mida iganes ja teeb see läbi nalja, ta nagu keerab su ootused pea peale, nii et ma ei leia, et see on subjektiivne. Aga see on komedi. Aga ei vaata, tegelikult on see, et tavaliselt ikkagi komediga on see, et sul enamus on need, kes kasutavad nagu kindlat struktuuri. Jaa, ma mõtlen ka, et see muidu on tavaliselt struktuur. Mis see nalja point on, aga nagu see struktuur on ikka sama, et sa kuradi pildid appi, siis tuleb punchline ja nii edasi, kuidas
kuidas ikka nali on, onju. Aga et ma ise vaadanud ei ole, aga nii palju kui ma aru sain, siis tema ongi, et ta lükkab selle struktuuri, viskab vastu putsi põhimõtteliselt ja teeb täiesti nagu oma asja sellega. aga ma ütlesingi, et nagu see ei ole komöödia, et see nagu puhtalt fundamentaalselt see, vabandust, kas ma ütlesin, et see ei ole, et see ongi komöödia, et nagu, kuna see on fundamentaalselt, seal on komöödilised elemendid, mis teevad sellest komöödia, see, kas sa jääb siin naerma või mitte, see on su enda asi, aga see, kas see teeb sellest komöödia, siis ta kasutab seda nagu põhimõtteliselt nii palju, kui ma ei ole ise vaadanud, aga nii palju, kui ma ütlesin, seda effect of surprise'i põhimõtteliselt, et ta teeb nagu veits teistsugust asja, siis ta üritab siin catch'ida nagu off-guard, need on kõik elements of comedy, mis teevad sellest comedy. Aga mul on tunne, et nagu mõnikord lihtsalt nagu mingit asjade... Aga samas seda teevad samamoodi, teevad ju Eesti komöödikud ka, teevad ju ikkagi, kui nad ütlevadki mingi out of pocket asja või teevad mingi veits valjemalt häält või siis nagu neil on ka kõik need samad asjad, vaata. Mulle meeldib, kuidas eestlaste jaoks natuke valjem hääl out of pocket. Need olid kaks eraldi asja, mis ma kasutasin. Üks oli out of pocket ja teine oli veits valjem hääl. Jah. Võib-olla on see ka, et need Eesti nad pole mind suutnud kunagi nagu surprise'ida, nad pole mind catch'inud nagu off-guard, et ma suudan nagu enam-vähem prediktida, mis ma tahtsin muidu veel vahel öelda, et ärme nagu sellest mingist rahvuslikust omapärast, ärme seda küll bashima. Ja teil kedasse nagu meil on juba Red Dot. Kõrt 2 tuleb varsti välja muidu TikTokis. Jumal hoidku selle eest. Juba on Red Dot nagu. Ja. Lasnamäel kuuled selja tagant, kas see on see vend, kes kamerast paha rääkib, juba jooksed. Selle koha peal, kuule, see hakkab nüüd juba fucking cut the video. Running joke olema, iga episood me peame vähemalt ma ei ole saanud teha seda veel, nii et nagu peame korra selle üles tooma ikka. See on easter egg alati juba, et kes teab, see teab. For the real ones. Kas te lugesite neid kommentid meil? Jah, see oli meie tipphetk. See on kõigest allamäge. Nüüd milgime seda nii kaua, kuni saab. Allamäge kuidagi. Me milgime seda, kuni kaua saab. Ja. Elame sellest haist nüüd terve elu. Jah. Ja ei, need kommentaarid on päris head. Kas me mingid uusi postitusi ei ole teinud sinna? Nüüd sellest me teeme, eelmisest me ei saanud teha, sellepärast, et seal ühel noormehel hakati seda ka enam ei ole kommenteerima selle kohta. Ja ta ei saanud nagu, et see nii populaarseks. Sellest tuli ka see minu asi see, et digijälg, vaata, et ma pean hullult jälgima. Et see sama asi oligi, et see digijälge pidi jälgima. Aga see episood on üleval, aga lihtsalt et TikToki ma seal ei saanud panna. Aga see oli ka tõusudel. Loodan, et keegi ei ütle nii out of pocket asja, et ma pean jälle hakkama remove ima midagi. Aga isegi see väike aeg, mis ta suutis olla juba öeldi muu. Jaa, see oli haige, sest ta tõmbas ikkagi, ta oli mingi pool ööpäeva oli üleval ja selle ajaga ta tõmbas juba mingi 15 000. Ja see oli öösel. Täiesti haige, kui suur influence kuradi TikTokil on kõigel. Täiesti. See algoritm. See ongi see, et ma ei mäleta, kas ma eelmine kord rääkisin ka sellest või mitte, aga kuradi hästi paljud praegused suuremad YouTuberid ja sellised nagu sotsiaalmeedia influencerid räägivadki seda, et kui sa tahad tegelikult alustada sotsiaalmeediasse millegi tootmisega, siis sa nagu selles suhtes, kui sa hakkad pure lihtsalt YouTube'i või Twitch'i või midagi tootma, siis sa ei jõua mitte kuskile, sest et mitte keegi ei näe sind, aga TikToki algoritm on nii hea lihtsalt uue sita nagu soovitamises, sest nagu YouTube soovitab sulle seda, mida sa ise tahad vaadata, või mingid kõige populaarsemaid asju. Twitch ei soovita üldse mitte midagi. Ja Twitchil on literally nothing. Ja siis aga TikTok soovitabki sulle, soovitab populaarseid asju, aga ta soovitab sulle ka kogu aeg nagu uusi asju peale, mis tuleb. Sinu likeide põhjal ja mingi sinu asukohas. Et see ongi, et kui sa tahad mingit followere endale sisse tuua, siis nagu TikTok või YouTube Shorts isegi, et need kaks asja on see viis, kuidas seda hetkel teha. Ma olin kogu aeg see vend, kes ütles nagu, et ei, ma ei tõmba endale TikToki. Ma olen jätkuvalt see vend ja ma olen jätkuvalt mitte tõmmanud. Ma ka, mul on TikTok selle jaoks, et Tobi Paus podcasti neid klippe vaadata. Aga võib-olla natuke veel enne magama minekut. Juhtub ikka vaata. Ma ei viitsi enda algoritmi üles ehitada, aga ja ma olen kogu aeg bashinud seda ka. Ma nagu Insta-reels ka, mis asja, come on. Ma ei raiskanud aega sellist asjade peale. Septembri alguses ma avastasin YouTube shortsid ja I swear to God, iga päev on mitu tundi selle peale läinud enne magama minek. See on lihtsalt see... Mikol lihtsalt on see, et okei, ma TikToki ei võta, aga ma võtan teise alternatiivi. Sama sitt lihtsalt teise nime alla.
nagu aga mis on Consumer. TikToki põhiline probleem on hetkel see, et sellega nagu mingit creator karjääri luua on suhteliselt keeruline, sest et selle monetization on täielik kusi. No, kui sa teed nagu pidevalt toodad mingi mitmekümne miljoniliseid nagu videoid, siis sa saad nagu enam-vähem elatise kätte, no enam-vähem selle kohta. Maksad üüri ära. Ilmselt sa saad ikka natuke rohkem, tagasi telefoni ette. Aga kokkuvõttes sa teenid ikka nii vähe sellega. Praegu kell see How to become like a Twitch streamer 2022 videod YouTube'is ongi võimaliselt start on TikTok, get a following, aja nad kõik YouTube'i, tee YouTube'i videosi ja siis reveali neile, et ma striimin nüüd Twitch'is ka ja palju õnne sa oled Twitch streamer. Nii lihtne oligi. Ja täpselt, see on Easy steps. Ja literally nagu sa pead mingi herdima oma follower'e nagu ühtedest asukohtadest teise, mingi manipulate'ima neid. Juhid oma lamba ka, davai minge nüüd YouTube. Kuna YouTube ja Twitch, kui sa teed inglise keeles neis midagi, it's over. Nagu YouTube'is ma veel arvan, et kui sa hakkad eesti keeles tegema, sa saad pop-offida, kuna ma oleme siin nagu nii encircled, et kui sa vaatad juba need, kes vaatavad eestikeelseid videosi YouTube'is, neile lihtsalt, ja kuna need view count'id eestikeelsete videotel on nii või naa relatiivsed väiksed, siis need barrier of entry'd sinna recommended feed'i saamiseks on nii suured, et sa kuidagi ikka satud. Aga kui sa teed inglise keeles, it's over. Aga teine asi on see, et kui sa inglise keeles suudad teha mingi video, mis nagu läheb viraliks, siis sa saavutad sellega nagu rõvedalt palju rohkem, kui sa saavutad sellega, kui sul läheb eestikeelne video viraliks. Kui sul läheb eestikeelne video viraliks, sa saad endal, siis sul on mingi 30 000 kuulamist või vaatamist YouTube'is, on ju. Kui sa lähed inglise keeles viraliks, siis see 30 000 ei ole nagu mingi viral. Aga seal on nagu miljonites. Aga sellega on ka see vaata, et see on nagu, sellega nagu siin seda niche audience, kuna põhimõtteliselt, kui sa teenid Eestis YouTube'is 30 kilo vaatamist iga video pealt, siis põhimõtteliselt Eesti mõistes sa oled celebrity, kuna neid mingi põhimõtteliselt neid ju mingi Eesti YouTuberid, kes mingi põhimõtteliselt nagu maailma mastaabis on mingi muda view'id, kustutakse siin Eestis mingi retsilt mingitesse reklaamidesse ja showdesse ja värki, et sa põhimõtteliselt oled made it, nagu et põhimõtteliselt sellepärast need mingi enamus lauljaid, nagu kui sa mõtled, miks nagu Koit Toomed ja need ei pürgi kunagi nagu, et hakkaks mingi retsilt vaata maailmapilti proovima, kuna tegelikult ütleme niimoodi, et nad Eesti selles on ikkagi mingi top 0,1% põhimõtteliselt, nagu isegi võib-olla raha poolest, kuna lihtsalt nende väike kuulsus Eesti mõttes annab neile nii palju, et siin farmida. No Eestis ongi see, et nagu sa küll mingi ad revenue pealt või millegi pealt nagu ei teeni mitte sittagi, aga nagu sponsorid on ikka, sa tõmbad sponsorid ligi ja sa saad nagu selleks celebrity'ks ikka. Sest vaata, kui sa võtadki mingi koodhiri ju kuradi, see tegelikult ei tõmba ju maailma mõttes mitte mingeid vaateid, see mingi 100-200 vaatajat äkki, kui sedagi tõmbab nagu Twitch'is ligi. Kas ta on full time või? Jah, ta vist teeb minu arust full time ja teeb kindlasti full time, ta on türa mingi ütluvasti kes? Kodir. Sest viimane postitus, mis ma nägin talt kuskilt, ta on mingi 500 päeva järjest iga päev laivi laskunud, nii et siis ta tõenäoliselt ta peab full time tegema. Ja ka sponsorite pealt tõmbabki ilmselt endale elatise sisse, nii et see on üldse Eestis kõigega. Twitch Prime. No, kes sul Eestis, palju sul Eestis on neid Twitch Prime anda? Sul on miljon inimest Eestis. See pole isegi available in your country või midagi. Jah, seda ma ka ei tea veel, nii et jah, aga kui sa saad siin selleks nagu väikseks, selleks tegijaks, siis on juba tegelikult põhimõtteliselt võid töölt kutti panna. Elad ikkagi suhteliselt okeilt selle kohta. Content creationis nagu, ma ei tea, oleneb, mida sa saavutada sellega tahad. Kui sa tahad mingi big time celebrity üle, siis good luck ma ei ka. Jaa, täpselt. Aga sa tead, kui sa oled nõus vastu võtma selle, et minu arust saab Eesti kui sa tahad lihtsalt teha ja siis Eestis sul nagu nii palju saad, et sulle elatis sisse siis nagu... Kas meie podcast, mingi esimesed 20 podcast olid sellised, millel meil mingi 20 kuulamist oli või? Ja need vist olid kõik meie. Potentsiaalselt kõik meie. Ma tean võib-olla mingi paar inimest nagu oli ikka mingi üks vend kuskilt Viljandist, et sa võib-olla kuulas meid. Aga kogemata ja kogemata. Mees Viljandist. Ja. See on see, et me rääksime, et hakkame geste kutsuma, vaata. Esimene kest on kohal. Ma olen esimene kest. Avid Tobi Paus listener. Ei suutnud ühte episoodi, keegi kuulab mingi 4 päeva. Kauem. See on deep dive. Kauem. Ta teeb notes'e ka. Okei, siin Oliver ütles seda. Ma ei ole nõus. Ma ei olnud nõus. Third person'is räägib. Et nagu content creationiga lihtsalt see on nagu
ma ei tea, need on ikka nagu, need on reaalselt teistmoodi ehitatud vennad, kes ütlevad, et jah, et content creation, ma nüüd saan kuulsaks. Ma hakkan sellega raha teenima. Risk on 0, et sa lükkadki jah. 1000 ühe, miljon ühele. Okei, mul on well-paying job, või no oletame näiteks, et okei, mul on normtöö, ma elan hästi praegu. Siia boss, jah. Davai, bossman, vaata, et ma hakkan nüüd grindima. YouTuber. Ära mulle rohkem helista, ma olen kuulus. What? Ei kuule, sa näed mind järgmine kord suurel pildil. Sest nagu isegi kui sa teed nagu kõik need asjad teed nagu to a T, teed nii nagu peaks tegema. Need 3 steppi. Ei, mitte isegi. Need 3 steppi. 3 lihtsat sammu. Mitte isegi ainult need, vaid lihtsalt nagu kõik marketid võimalikult palju mingitele sitaks hästi marketid oma videod, on ju, teen mingi sitaks mingi viral thumbnailid, asjad, mingi kõik värgid teed ära, on ju. Siis kokkuvõttes see šanss, et sa ikkagi saad piisavalt vaatajaskonda, et sa saaksid raha teenima, sellega on ikkagi väga slim, nii et nagu see, et sa ühel päeval võtad kätte ja ütledki, et kuule davai, ma teen karjäärivahetuse, ma hakkan kuradi YouTube'i videoid tootma, siis tõesti palju edu. Siis võib juhtuda, et su personality lihtsalt jäänud cut-id, man. Sorry. Kõik muu oli okk, aga you're just not funny. Mingid hit-factorit on vaja, nagu kui sa tahad actually nagu jõuda kuskile. Jop. Meie hit-factory lihtsalt juhtus olema kaua. Meie hate puhta Eestimaa vastu. Mikko räägib, nagu me oleks jõudnud kuskile. Me made it. Eesti podcastide mastaabis me oleme 1%. Meil on YouTube'is ikka 70 vaatamist. Ei, sorry, 150. Nii. Vahet selle. Mis on kordades rohkem, kui meil ennem oli. Ja ma ei ole nagu, mind ei ole nagu esinenud ka TikTokis või lisaks sellele. Nagu ma räägin meist küll nagu kontseptist. Ja nüüd kui Mikko tuleb, siis läheb kindlasti 100 tonni peale. Parem oleks. Uusalt. Fucking hope not. Nüüd on Tobi Pausi brändi interestid kõige tähtsamad. Sest nagu ma olen märganud, siis nagu millegipärast on need TikToki klipid, mis on view'se saanud, on olnud for all the wrong reasons. Ilmselgelt. Muidugi. Niimoodi see tegelikult käib. That's how nagu internet works või üldse asjad, mis on huvitavad. See, kui sa räägidki mingi täiesti toned down teemast ja ülitõsiselt üldse mingit sükest veits out of pocket asja sisse ei viska, siis siis kedagi ei koti ka piisavalt, et see läheks kujutad ette, sa pead naljakas olema. Kui sa aga hakkad inimgruppe torkima natukene draamat tekitama, siis läheb kohe kontroversi selles. Läheb kohe rändama. Ja meil juhtus olema väga õige sihtgrupp. Kes on nagu, ja õnneks nad ei ole väga, ma ei taha ütelda, vaata, aga neid on et nad ei ole väga, et nad ei tee haiget ka kuna nendest kommentitest võib statistiliselt vaadata, palju see ütle nüüd välja keskmine intelligentsi tase. See üks täishäälik ja kuutäht on ju see number seal kokku teeb, vaata, average, vaata. Et ja vanus muidugi ka, et ma ei ütlegi, et nad rumalad, et neist ei olnud väga, osad neist olid default TikToki kasutada, nad on vaata noored inimesed. Et vähemalt me saime klipi kätte, nii et nüüd me saame farmima minna. Ma ei ütle false statement. Kui sa paned päriselt enda profiilipildiks enda pildi, mida sa ja siis kommenteerid avalikult niimoodi, kus sul mingi keyboardi peale käsi muutus vahepeal mingiks liquid state'i on ju tõmbas, on ju, läks seal üle vaata, on ju, juhtub ikka, on ju. Et mingi silm tõmbas kinni ja eesti keel lendas aknast välja. Sulle on varsti päriselt hit nagu peale pandud. Jälle saa. Hey, hate me. Ma olen rahva vaenlane. Arstid vihkavad teda. Top 10 statementit, mida teadus ei taha, et sa välja tooksid. Jah, ma kardan neid TikToki, kes tulevad. Kommentaare. See hakkab niimoodi vaikselt minema, sa ei hakka see ei ole niimoodi plaks, sa oled kurikuulus. See niimoodi, et üks päev sa ärkad, sul on rehvid läbi torgivad. Läbi lõigatud. No sa elad nii kaua, et sa näed ennast villaniks muutumas. Nädala lõpus visatakse sul aken sisse. Järgmine päev lähed töölt koju, vaatad. Ei lähe koju. Ei, sa veel lähed koju, sa vaatad, et kuradi uks on mingil põhjusel ilma lingita. No õnneks nad mingi istuvad ainult oma telodes ja mingi chillivad kodus, nagu vahet pole, neil ei ole aega nii või näe. Tellivad sulle Dark Webist Hitmani ja ongi timmis. Dark Web. Ja nad on kindlasti tõelised interneti need
selleks ei pea eriline interneti härg olema, selleks, et sa vahele ei jää, selleks peab natuke mõistust olema, aga see kui sa juba TikToki tõmbasid, siis varsti on sul hit peal või sa näed oma kuradi nägu Jaapani billboardil varsti, noh. See on nagu, nad mingi, kas seal oli nii palju neid, et nad isegi ei denynud seda, et nad varastavad su datat. Nii et ma kardan nende seda. Ja ei me varastame. Mida te teete? Et see, nende neti seda, ma ei karda, nende netioskust. Jah, aga nüüd on tegelikult see, et nüüd on aeg lõppmängu jaoks. Lõppmängu, jah? Jaa. Juba? Jaa. Ma nagu eriline lõppmängu konnoissöör ei ole, mul pole nagu... Ma ei tea ka midagi. No, aga teeme ühe vana hea kvaliteetse luulevärgi lõppu. Paar. Ja vaatame, mis siit välja tuleb. Palun värskendage. Põhimõtteliselt kontsept on see, et Mikko ütleb esimese luulerea, siis sina pead ütlema mingi lause, mis riimub sellega ja siis me ehitame niimoodi loo edasi. Nagu vaatame, kuhu me lõpuks välja jõuame. Mitte nagu rida, vaid rida lause, või tähendab, rida sõna. Rida ikkagi. Okay. Rea kaupa. See ei pea alusta saa. Siis nagu seda viimast sõna lihtsalt. Ja üste suvaline lause lihtsalt, siis sa ei pea riimuma. Aga kas teemegi nagu Mikk ütles paaris, et siis kas või lähme selle sama sõna üritame vedada nii kaugele, kui saame? Ma ei mõelnud seda. Ei, me veame ikkagi nii kaugele, kui saame, aga kui lõpuks midagi ei tule enam lihtsalt, siis pane... High score läheb kinni ja kaugemale ei jõudnud. Siis hakka lihtsalt... Tegelikult teemegi ühe ringi kaupa lihtsalt ja siis teeme mingi 2-3 ringi ja ongi tiimis. See on esimene kõige. See oli nii kaua aega mõelda, come on. Mikko suruma lihtsalt. Okay. Mina selle podcasti hariliku kuulajaskonna ei karda. Sest kogu meie kuulajaskond on vargad. Mulle sobib. Kui palju me suudame endal jalga lasta praegu? Me ei tahtnud küll tulistada ennast jalga. Ei, ma oleks cancelit saanud sellest. Ma nägin, et oli nagu, aga tal tõmbas... Mikko, see on nii palju aega mõelda. Nüüd tuli see jalajälg mängu. Nüüd. Ma ei oleks jalga ennast tulistanud drastini, see oleks juba peaaegu kuklesse olnud. Otse pähe. Oota, mis sa ütlesid korda ennast, palun korra veel? Ma teen uuesti, ma proovin uuesti. On sul meeles? Oota, nüüd me tulistame ennast jalga. Oota, see oleks fittinud ka päris hästi. Nüüd TikTokis pidu algab. Näeme järgmine kord. Päriselt, dictionary pani seal kinni. Ja. Näeme TikTokis. Peace out. I mean, to be honest, see on suht nagu okei nagu asi, mille peale endida. Let's get the party started. Party ma arvan juba on... Ammu läbi. Ammu läbi, okei. Cool. Jah, aga ma arvan siis sellega lõpetame ja reedet. Tänud kuulamast / vaatamast ükskõik, kus tega ei naudiks. Või ma ei tea, mul ükskõik. Üks teel, ta ei karda cancelit. Kuni te ei kuuleta, on fine. See on nagu draamasari.